tore, et meiega aega veedate. Ootus oli veidi rohkema massi järele, aga siis ongi selline personaalne suhtlus. Mina olen Kristiina Sepp, olen ettevõtlusinnovatsiooni sihtasutuses ja juhin tervisetehnoloogiat teenused fookusvaldkonda. Nüüd te mõtlete, et mida see tervisetehnoloogia siin teeb, aga siis täna natuke räägin pigem laiemalt sellist EIS-i strateegilisest vaatest ja võib-olla natuke toon välja ka neid kokkupuutekohti, kus meie maailmad nii-öelda siis kokku puutuvad. Ja. Kuidas me ettevõtlusinnovatsiooni sihtasutuses toimetame, on see, et riigil on väga selge pikaajaline strateegia. Me tahame muidugi majanduskasvu kahekordselt, aga me kindlasti tahame ka teist siin väga mõnus elukeskkond, inimesed oleksid võimalikult kaua ja tervelt. Ja et selleks, et riigi sellist pikaajalist strateegiat ellu viia, on erinevaid tegevuskavasid ja üks nendest on TAIE. Ja TAIE tähendab teadus, arendus, innovatsioon ja ettevõtlus ja minagi olen siis üks nende nii-öelda elluviijatest. Ja mida see tähendab on, et see baseerub 3 sambale ja osati on püüd, et me rohkem sellist Eesti tugevat baasteadust ettevõtluses rakendaksime ja läbi selle teadlase mõjusust ühiskonnas tõsta, aga teistpidi ka lahendada ühiskonna vajadusi ja muidugi see võiks omada ka positiivset mõju Eesti majandusele. Ja siin on all küll väikses kirjas, seal vahepeal on selline silmakontrolli osa ka teie jaoks. Ja mis see strateegia tegelikult tähendab, et ikkagi on mingid benchmarkid, mille vastu me ennast võrdleme, ehk et tööjõu tootlikkust on vaja väga selgelt tõsta, väga edukad me selles osas täna ei ole. Me ootame ka seda, et erasektor rohkem hakkaks teadus-arendustegevusse panustama, et selles osas me liigume veidi paremini edasi, et aastaks võiks olla 2%, täna tundumas natuke üle 1%. Ja muidugi me vaatame, kuidas me Euroopas, mis kohal me oleme, et täna me oleme tugevad innovaatorid, aga tahaks saada innovatsiooni liidriks. Ja horisontaalselt kogu organisatsioonis siis on TAIE nagu kesksel kohal ja kogu organisatsioon peab panustama, et Eesti majandus muutuks targemaks, et meie ettevõtted teeksid võib-olla kõrgema lisandväärtusega tegevusi ja oleksid innovaatilisemad. Selleks, et seda nii-öelda fokusseerida, et igale poole me ei jõua, siis riik on välja valinud väga selged fookusvaldkonnad. Nagu ma alguses ennast tutvustasin, siis mina vastutan tervisetehnoloogiate teenuste eest, aga on digilahendused igas eluvaldkonnas, ressursside väärindamine ja nutikad ja kestlikud energialahendused. Siin on toodud ära sellised prioriteetsuunad, mis suunas digilahendused igas eluvaldkonnas fookus on pannud juba, ma saan aru, et eelnevast töötoas, kes siin olid, et tehisarust oli juttu, masinõppe, suurandmed ja nii edasi. Ja ma toon ka siia kõrvale, et kuidas siis tervisetehnoloogiates on. Et tervisetehnoloogiatest, ma ei tea, kui palju te näete, aga siin all siis on 2 piktogrammi, mis väga selgelt sellist kokkupuutumust näitab. Tervishoius on väga palju terviseandmeid, umbes 97% nendest on kasutuses, aga kui me teeksime andmepõhiseid otsuseid, targemaid otsuseid, looksime lahendusi, siis tegelikult inimeste elulomus kindlasti ka paraneks. Ja selle fookusvaldkonna siis eesmärk on tõesti suurendada investeeringud, eksporti, sellepärast potentsiaal on suur, miks on suur. Inimesed vananevad, mitte ainult Eestis, vaid igal pool mujal ja eakate osakaal nii-öelda populatsioonis kasvab, see tähendab seda, et selline koormus süsteemile ka suureneb. Näiteks tervishoiutöötajad Euroopas näiteks on 1 miljon täna puudu, aga Eestist me ei hakka rääkima, see on liiga kurb. Et siin meil on tegelikult ikkagi olukord, kus 1/3 perearste võib põhimõtteliselt täna kohe pensionile minna, nii et me oleme väga, peenikestel jalgade peale on ehitatud kogu tervishoiusüsteem täna ülesse. Aga kuidas me siis sinna strateegilisse nii-öelda vaatesse panustame? Meil on teadmised, meil on väga ettevõtlusinnovatsiooni asutuses on märkimisväärne osa ka doktorikraadiga inimesi. Jah, meil on eelarve, et tundub suur, et väga suur osa sellest moodustab Euroopa rahastus, eelmine aasta oli 2 korda suurem. Ja me tegutseme erinevates kohtades ja ka
teist pool lahte. Ja põhieesmärk on tõesti sellist kompetentsi kasvatada, suunata ettevõtteid õiges suunas võib-olla ka tegutsema, pakkuda tuge, toetuste, kompetentside ja kasvõi selle seminari näol, et teil tekiks parem teadmine, mida me Ettevõtluse Innovatsiooni Sihtasutuses teeme. See on jälle silmakontroll, et kui nüüd ei näe, siis ilmselt on vaja optometristi juurde minna, et ma väga vabandan. Aga võib-olla selline üldkokkuvõte on see, et mis on need põhilised postulaadid või suundumused siis digitehnoloogiate valdkonnas on teadlikkuse kasvatamine, toote innovatsioon, teadus-arendustegevuse soodustamine, tehnoloogiate rakendumine, rahvusvahelistumine ja ka selliste suurinvesteeringute erinevad siis toetusmeetmed. Ja kui me rahalisse mõõtmesse paneme, see alumine nii-öelda siis X-telg, tegelikult seal on euromärk puudu, aga sõltuvalt sellest, mida ettevõte teeb, on erinevad siis toetusmeetmed, alates 7500 kuni 2 miljonit. Jällegi, kuna ma olen tervisetehnoloogiate valdkonnas, siis mina saan võrdlusmomente sellega tuua, et selles valdkonnas on need arendustegevused väga kapitalimahukad ja siis valdav toetusmeede, mis tegelikult väärtust on loonud, on rakendusuuringute programm. Kui päris mitmed need meetmed tulevad Euroopa rahastustest, siis näiteks rakendusuuringute programm on riigieelarveline, ehk et see peab olema mõjus ja ma saan aru, et ettevõtted on ka sellega väga rahul, aga see tõesti nõuab sellist mahukamat ka sellist rakendusteaduse tegemist. Siin on võib-olla detailsemalt see ära toodud, et mis on need suurusjärgud, kui suur on oma finantseering. Ja et ma arvan, et ma siin pikemalt ei peatuks. Ja kui me vaatame ka, et kuidas MTAK-koodid järgi, millised ettevõtteid, millised valdkondades panustavad, näiteks kui te vaatad, mul on jälle see roosa, aga põhimõtteliselt valdav enamus ikkagi on digilahendustega seotud ühel või teisel moel, isegi kui me vaatame tervist või ressursside väärindamist, siis ei saa ümber ei AI-st, ei automatiseerimisest ja nii edasi. Siin on ära toodud rakendusuuringute programmi nii-öelda tulem, ehk et siin all X-teljel on nii-öelda see kasvupotentsiaal. Me näeme, vist ma saan laseriga näidata, et tehisintellekt on siin, ehk selge on see, et see potentsiaal on olemas. Samas, kui me vaatame, see suurus näitab seda numbrilist suurust, me võime nüüd ette kujutada, välja on jaotatud, ma ei tea, 170 miljonit, vist rohkem on ju. Aga kõige suurem, siis kuhu raha on läinud, on näiteks ravimarendus. Aga see potentsiaal näiteks on siin tehisintellektil, digitervisel, automaatika, robootika. Ja need siis mummud näitavad seda rahastuse suurust, mis on siia valdkonda pandud. Aga see jällegi näitab väga selgeid trende, mis suunas liigutakse ja võib-olla siis kuhu võib-olla on ka rohkem vaja ka meie tuge nagu ettevõtetele juurde anda. Siin jällegi on rakendusuuringute programmi näitel, et need ettevõtted, kes on saanud rahandust kasvatanud töötajate nii-öelda siis lisandväärtust tunduvalt kiiremini ja ka selline kasvupotentsiaal on olnud kõrge, nii et on olnud mõjus meede. Tehnoloogiate integreerimiseks on ettevõtete arenguprogramm, see on 500 000, aga sõltuvalt siis nii-öelda siis ettevõtte suurusest, seal on ette nähtud ka omafinantseering, ettevõtte digipöörde toetus, digitaliseerimise teekaart. Et mõnikord on, et miks seda digitaliseerimise teekaarti on ühel ettevõttel vaja, aga see tegelikult annab selge arusaama, kus ja mis arenguetapis olete ja võib-olla kuhu siis on vaja rohkem fookus panna, et olla konkurentsis. Ja sellised programmilised tegevused toon näitena just enda valdkonnast, et erinevad siis sellised missioonid, äridiplomaatilised visiidid, mis tegelikkuses omavad väga suurt väärtust ja ettevõtted tegelikult seda ühel või teisel moel kasutavad. Vaatame ka, tõin selle Swedbanka tööstusettevõtete uuringu, et milline on siis valmisolek tehnoloogiatesse rakendada, siis ettevõttel see valmisolek on olemas.
et just automatiseerimine, erinevad siis tööstusrobotid ja nii edasi ja nii edasi. Samas, kui me vaatame, et mida tippjuhid ettevõtete investeeringute vaates peavad oluliseks, siis ma arvan, väga kiiduväärt on tõsta neid kompetentse. Ehk ilmselt see ChatGPT kasutamine on valdavalt igapäevane, aga arusaamine, mis see endaga kaasa toob, millist infot sinna panna, ilmselt on oluline seda kompetentsi tõsta. Et jällegi tuues paralleeli tervisevaldkonnaga, siis tervisevaldkond on väga-väga konservatiivne ja kui te arvate, et seda lihtne innoveerida, siis absoluutselt mitte. Aga selleks, et me suudaksime tagada sellise süsteemi jätkusuutlikkuse, tehnoloogiat on vaja kasutusele võtta. Innovatsiooni vaates jällegi tervisevaldkonna mõistes on siis tehisaru, robootika ja siis on kantavad siis seadmed. Täna selgelt siit kella pealt info kuidagi tervise mõistes arsti töölauale ei liigu, küll aga selles suunas liigutakse, et tõesti, et reaalajas info liiguks ja tegelikult ka see sama kell oskaks öelda, et kuule, Kristiina, et ära nüüd täna jooksma mine. Ma lihtsalt võib-olla toon näite, et siin saalis on rohkem meesterahvaid, et mõni teeb ka sporti. Et täpselt see, et on küll kell, aga kell ei ütle midagi, vaatate, mis see pulss on ja siis olete sporti teinud ja vaatate, et kuidagi nagu see pulss üldse alla ei lähe. Ei lähe, et see koormus kuidagi süda, nagu see taastumine on hästi nagu kehva. Tegelikult on märk sellest, et järgmine päev tegelikult tuleks puhkepäev teha, võib-olla tuleks ülejärgmine päev teha. Aga tegelikult, mida tehakse, minnakse uuesti rassima ja mõnikord see päris kurvalt lõpeb. See teadmine on mul, aga samas tulevikus võiks kell väga selgelt teile öelda, et oota, stopp, täna me trenni ei tee. Ja valdkonna vaates, kui me räägime innovatsioonist, siis valdav innovatsioon näiteks tervise valdkonnas tuleb, on tarkvaraline meditsiiniseade. Ja see ongi täpselt selle sama kella näite peal, et ta hoiataks, et ta screeniks, et ta pakuks õigeid lahendusi. Õigeid lahendusi, et siis saaksite näiteks järgmine päev tööle minna. Ja tarkvaralised meditsiiniseadmed kasutavad erinevaid sellist algoritme, masinõpet ja nii edasi, nii edasi. Kus see väljakutse sellisel uuel innovatsioonil on see just, et see on osati täiesti uus ärisegment, et konservatiivsed tervishoiusüsteemid ei ole valmis uudsesse innovatsiooni või sekkumisviisi nagu rahastama. Ja see siis osati ka pidurdab sellist valdkonna võib-olla kiiremat arengut. Et kõik need, kes täna suuresti näiteks erinevaid tarkvaralisi meditsiiniseadmed arendavad, siis nemad eeldavad seda, et rahastaja näiteks on näiteks Eesti kontekstis Tervisekassa. Aga mis see teine kontekst on, ehk et kell ei saa teile kunagi öelda, et stopp, Kristiina, et ära homme trenni tee, vaid kell peab olema kliiniliselt valideeritud, see tähendab, või see algoritm seal taga, see tähendab, et see on sama nagu ravimi turule toomine, ehk et seda tuleb tõendada, et see on inimesele ohutu. Ehk see keerukuse aste on üsna kõrge. Ja ühe positiivse näitena, et kui kogu maailm osati tundub keeruline, see tehnoloogia kasutusele võeti eriti nagu meditsiinis, siis mul on hea meel näidata, et maailmas esimene sertifitseeritud siis AI komponendiga neeru vähi tuvastamise lahendus on turule toodud, see on Eestis. Ja et ma arvan, et see on väga hea märk, et me ise oleme valmis panustama, et investorid tulevad taha, aga ma arvan, et nad on teinud selleks tööd 5 aastat. Ja kokkuvõtlikult, et tehnoloogiate kasutamine ettevõtetes kasvab, seda te ilmselt ka teate. Riigid, kes soosivad väga selgelt teadusarendustegevust, neil on majanduslikus mõistes konkurentsi eelis. Samas me näeme või probleemiks on see, et IKT selline baasteadus või alusuuringute vähesus, mis on tegelikult märkimisväärselt esil, võrreldes võib-olla näiteks tervisevaldkonnaga. See tähendab, kui ei ole sellist tugevaid baasalusuuringuid, siis on ka võib-olla sellist rakenduslikku uuringut keeruline läbi viia. Ja kindlasti on soositud ka kõik need meetmed, rabistasin jooksuga üle, aga meetmed soosivad seda, et teadus- arendusasutustega koostööd tehakse.
ja digitaalsed tervisetehnoloogiad aitavad tervishoiu väljakutsetega kohe kindlasti hakkama saada. Ja ma leidsin väga hea lause Oiksio kodulehelt, et su äri ei pruugi olla tehnoloogia, aga ilma tehnoloogiat ei pruugi sul homme olla äri. Ja ma tegelikult päriselt ka usun sellesse, nii et aitäh teile! Digi- ja geenivaramu ja Eesti eelised, mis on praegune seis? Tahad ausalt vastata? Jah. Ütleme nii, et me tegelikult väga julgelt käime ringi, et Eesti on digitervise mõistes lipulaev. Jah, meil on pikaajalised digitaalsed terviseandmed, aga probleem on need, et need terviseandmed ei ole kasutatavad. Need ei ole struktureeritud, standardiseeritud, ehk see ajaressurss, mis sinna läheb, on üsna metsik. Teine, mis puudutab geenivaramut, et seal on võib-olla selline juriidiline, aga mina näen seda, kuidas Eesti ettevõtted lähevad väljaspoole. Nad teevad ka oma juriidilised kehad väljaspoole ja hangivad oma geeniandmed väljaspoole Eestit. Nii et ma arvan, et meil on osati ma ei oska öelda nüüd, Eesti ikka, et kahju, kui teisel eestlasel hästi läheb, aga see natuke pidurdab seda protsessi, et see õigusruum osati ja võib-olla mingid otsused, näiteks ka tervisetehnoloogiad on väga sõltuvuses tervishoiusüsteemist. Aga tervishoiusüsteemis otsuseid tehakse selleks, et kuidas patsiendile teenust osutada ja kuidas siis tervishoiutöötaja peab toimima. Aga ta ei mõtle sellele, et kuidas teadus-arendustegevust teha ja kuidas see potentsiaal tuua ettevõtlusesse. Ehk see mindseti muudatus on ja see on ka näiteks üks asi, millega me tegeleme. Ja see ka. Seal on, mille üle meil on arutelu alati, et kas ülimuslik on tervisekaitse või andmekaitse. Ja mõnikord on see, et see ametnik, võib-olla, kes otsustab selle üle, et teeks kõik endast oleneva, et see terviseandmed välja ei lähe. Sellepärast ta tegelikult, tal on ju mingil määral hirm, et mis nüüd saama hakkab. Ja selline, me peame seda mindseti natuke hakkama muutma, aga jah, see on suur teema. Kas meil on mingi alternatiivne võimalus Eesti digiriigi kontekstis oma meditsiinivaldkonna nende peenikeste jalgade paksemaks saamiseks? Sest trenni teha, süüa rohkem. Teil on nii head nõuvanded. Ma ei tea, ega siin midagi muud lisad ei ole, aga see, mis me taia, et kui ma räägin siin ettevõtluse vaates, siis minu igapäevane partner on Sotsiaalministeerium ja just see, et nende otsused toetaksid teadus-arendustegevust ja ettevõtlust ja teine osa on see, et julgustada tervishoiutöötajaid testima, sest sa ei saa valdkonda tuua lahendust, digitaalset lahendust, kui kliiniline osapool ei ole kaasatud näiteks väljaarendamisesse, sest mis selle protsessi kompleksset teeb, et kui siin on ju midagi toodame, siis sul on ostja, aga tervishoiusüsteemis on niimoodi, et sa toodad, otsuse teeb tervishoiuteenuse osutaja, maksab tervisekassa ja kasutab patsient. Nii et selles mõttes, et sa pead tegelikult looma lahenduse, mida patsient tahab kasutada, samas sa pead tegema niisuguse komplekset, et see TTO saab aru, et tervishoiuteenuse osutaja, et ma sinna nüüd panen selle raha ja siis tegelikult sa pead läbi rääkima ka selle, et see tervisekassa seda mingil maal rahastama hakkab. Et selle süsteemi kompleksus on ikkagi märkimisväärne. Saite natuke tervisejuttu ka. Okei, aga aitäh. Nii, ma võtan selle koha pealt siis üle. Et Kristiina kommentaar veel selle geenivaramu kohta tuletab seda aega, kui ma veel töötasin Tartu Ülikoolis ja üks tehnoloogiasiiride osas ja siis me üritasime välja mõelda, kuidas geenivaramu informatsiooni Pfizerile kättesaadavaks teha. Tuli välja, et ei saanudki. Kõik osapooled tahtsid, aga seadus ei võimaldanud. Sest Pfizer tahtis need geeniandmed viia oma serveritesse. Eestis ei olnud serveri võimekustki selle jaoks, et seda töödelda ja sinna see jäi. Aga see selleks. Nii. Aga millest meie räägime täna on intellektuaalomand eelkõige IKT ja siis AI kontekstis. Et 3 kohutavalt igavat sõna ühe korraga, ühe lause sees, et vaatame, kui igav tegelikult on. Et nimelt meelega tehtud igavaks pealkiri, et ainult huvitatud inimeseks tuleks kohale. Aga põhimõtteliselt mis meie huvi on siin, on intellektuaalomand ja selle äriline väärtus. Et nende 2020 aasta andmed, Ocean Tomo teeb iga 5 aasta tagant teemal analüüsi, et me ootame praegu uut analüüsi nüüd viimase aja kohta. Aga me näeme seda, et SP500 ettevõtete firmaväärtusest 90% moodustab immateriaalne vara. Nende patendid, kaubamärgid, goodwill ja kõik muu hea ja kasulik.
Eesti ettevõtted on siin paremal pool, et hetkel aastaga 22 aasta andmetega tiksume kusagil, need on siis nüüd aasta aruannete baasil esitatud informatsioon, kusagil 6% peal, Eesti riik kokku. Et seda potentsiaali, kuhu kasvada, nagu üksjagu on, eks ole, aga mis õnnikud see on, mis sinna põllu peale maandada tuleb, seda me üritame siis tänase selle vestlusjooksul arutada. Üks nupukene, mis selle kohta meile võiks vihjeid anda. No vaata see nupukene siin, ma ei tea, kas te siin taha näete, aga siin on niisugune asi, kus ühe korraga see roosa nupukene kasvab 2 korda suuremaks ja järgmisel aastal on 2 korda väiksem jälle. Ivo teab, Ivo käest me ei küsi. Aga teised tahavad pakkuda, mis nupuke see selline on, mis selle põhjustas. Et ühtäkki terve Eesti immateriaalse põhivara osakaal 2-kordistus ja siis poolitus. See oli Volkswageni tarkvaraarendusüksus, mis Eestisse tehti 9 aastaks. See tuli oma patentidega ja immateriaalse põhivaraga tuli sisse, 2-kordistas meie immateriaalse põhivara osakaalu ja siis läks uuesti välja. Et see on tegelikult see, miks ma ütlen, et see on tegelikult ka inspireeriv. Sest see üks firma, kui tal on selline mõju, siis mõelge, mis 10 või 100 firmat teha võiks. Selleks, et me räägiksime siin edasi tegelikult niimoodi, et me saame üksteist nagu enam-vähem normaalselt õigesti aru, me peame natukene rääkima siiski definitsioonidest. Sellepärast, et inimestel sageli eriti keerulistest ja metatasandi küsimustest rääkides on igal ühel oma nagu arusaama ja arvamine nii-öelda oma peas, et mida mingi asi tähendab. Ja IO ehk siis intellektuaalomand on üks selliseid asju, kus natukene seda arusaamatust on. Rangelt võttes, kui me nüüd võtame see nüüd maailma intellektuaalomandi organisatsiooni definitsioon. Intellektuaalomand on omandiliik, omand muuseas Eestis põhiseadusega kaitstud, eks ole. See on omandiliik, mille alla kuuluvad immateriaalsed, näpuga mitte katsutavad reeglina, inimintellekti loodud objektid, mille alla kuuluvad muuhulgas autoriõigused, see ei ole nagu huvitav. Mis meid siin huvitab on omand, mis meid siin huvitab on inimintellekt. Omand on põhimõtteliselt, eks ole, kõik see, mis on meie kontrolli all, mille me saame öelda, et näed, mul on õigus selle kohta. Ja kui keegi rikub minu omandi õigust, siis mul on minna õigus kusagile kaebama. Ehk siis näiteks, et nii nagu minu kinnisvara minu omand, minu kõik muud asjad minu omand, minu telefonid, kõik asjad. Selle võrra, kui keegi murrab minu majja sisse, siis mul on õigus minna politseisse. Keegi varastab minu intellektuaalomandit, justkui ka nagu kaitse. Politseid väga nii palju võib-olla ei huvita. Natukene keerulisem see komplekt. Aga inimintellekt, sellest me räägime kohe edasi. Selle õiguste omaniku huvi intellektuaalomandi vastu on tegelikult selles, et see, kellel on õigus, temal on kontroll. Tal on õigus keelata teistel seda sama omandi kasutada. See on samamoodi nagu mul on auto, tegelikult teistpidi, naabril on auto. See on tema omand, eks ole. Aga mina vaatan, kurat, selles suhtes sel nädalal palgapäev on veel veidi kaugel, oleks vaja taksot sõita. Enda auto paaka natuke tühjavõitu, võtan naabrimehe auto, lähen sõidan sellega. Kas see on okei? Reeglina ei ole, kui mul ei ole naabrimehega mingi erilist kokkulepet, eks ole. Aga millegipärast täpselt see on, mida me teeme väga sageli intellektuaalomandiga, teiste inimeste teostega, teiste inimeste tekstiga, koodiga, piltidega ja muu sellise intellektuaalse varaga. Ja intellektuaalse omandi õigus seisnebki selles, et mul on õigus minna öelda, kuule, see ei ole tegelikult okei. Ja mõnes mõttes riik seisab minu selja taga, kes mind toetab. Ehk siis mul on see väike mees, kes tähendab, nii öelda ka midagi või? Ja siis suur sõber on selja taga. Aga selle õiguse seismine on omaniku enese asi. Nagu ma ütlesin, eks ole, nagu kui tavalise vara puhul, eks ole, meil on enam politsei, muud õigusorganid, kelle poole me saame pöörduda, siis intellektuaalomandi õigus on suurel määral eraõigus. Ja see käib ainult eraõiguse kaudu, mis tähendab seda, et see on omaniku enese asi selles seista. Ja tuppu ja päästmine on uppu ja enese asi. Nii, see on see juriidiline taust siin taga, eks ole. Nüüd on niisugune asi, et mul ei ole väga head lühendid. IO on ilus ja nagu IP ja IPR, kes ingliskeelses ruumis toimetavad, eks ole. Aga siin on niisugune IV. Ja millest me tegelikult täna räägime, on siis see IV pool rohkem. Ja see on ka see koht, kus kohast see segadus tuleb. Ehk siis immateriaalne vara. Et see hõlmab tegelikult märgatavalt rohkem kui intellektuaalomandi õigused. Intellektuaalomandi õigused, niinimetatud kõva IO on seal sees, aga selleks lisaks on seal veel palju rohkem. Tänapäeva kuld näiteks, eks ole, andmed
terviseandmed, instrumentaalsed andmed, kõik, mis iganes paketeeritud vormis andmed, nii kaua kui need on ettevõtte kontrolli all, on need ettevõtte vara. Mitte võib-olla veel omand, aga vara. Eks ole. See on asi, mille pealt ettevõte on võimeline kasumit teenima, sellest kuidagi uut väärtust looma. Lisaks selle ärisaladused ja oskusteave, väga suur komponent tegelikult üldse meie materiaalses varas kui sellises. Protsessid ja algoritmid, töötajate oskused, kõik lepingute saadud eelis, nii edasi, kõik need kuuluvad tegelikult vara alla. Seda, et need on asjad, mis võimaldavad meil rohkem raha teha. Näiteks kui meil on mingi soodusleping, et meil mingi tarnijaga, see võimaldab meil olla parem konkurentsis tugevam kui keegi teine. Selle lepingul on rahaline väärtus, ilmselge. Et selle lepingu tõttu me oleme võimelised järgmise 5 aasta jooksul teenima rohkem raha. Niisama lihtne see ongi, eks ole. Sest ettevõtte olemasolu eesmärk on tegelikult kasumi teenimine tema omanikel, eks ole. Aga probleem seisneb selles, et sõltub selles ökosüsteemis, kellega me parasjagu räägime, siis kõik osapooled räägivad IP-st või IO-st, sõltuvad sellest, kas nad räägivad inglise keeles või eesti keeles, eks ole. Aga IP on suht levinud. Siis juristid ja kaitse eksperdid, nemad räägivad IP-st kui sellest õiguslikust rangest komplektist, õigustega kaetud komplektist. Ärilised inimesed, nemad räägivad sellest kõigest muust ka, millel tegelikult õiguslikku kaitset tingimata peal ei ole, sest andmed iseenesest ei ole intellektuaalne omand. Nad on lihtsalt andmed. Neil on eksplitsiitne erand intellektuaalomandi seaduslikkuse, mis ütleb, et need ei ole intellektuaalomand. Ja ainus asi, mis neid kaitseb, on see, et kui kõvasti oled sa võimeline reguleerima nendele ligipääsu või piirama ligipääsu teiste osapoolte poolt, et kui sügavale oma lossisse selle kinni matad selle musta kasti. See tähendab seda, et kui me läheme kus iganes läbirääkimistesse või arupidamistesse või ütleme lepingulises suhetes, näiteks selle üle, kellele kuulub intellektuaalomad, mis me selle arenduskoostöö käigus loome, siis tuleb meeles pidada, et te võite rääkida erinevatest asjadest. Ja siis tuleb läbirääkimise käigus selgeks teha, et kummast või asjast või millest me siin tegelikult siis räägime. Ehk siis me peame üles lugema, millest me räägime, mis asi see on, mis selle koostöö tulemus näiteks välja tuleb. Mina tegin Tartu Ülikoolis tehnoloogiasiiret umbes 10 aastat ligi kaudu ja see on peamine aspekt, kus kohas tekkisid kännud ja kivid, mille taha läbirääkimisi kinni jäid. Osapooled ei saanud üksteist lihtsalt aru ja nad ei saanud aru, et nad üksteist aru saanud. Et on ju, me räägime intellektuaalomandist. No jah, üks räägib intellektuaalsest varast, teine räägib omandist. Et see on hästi oluline kriisi koht. Niisiis, kui me räägime, eks ole, et ettevõtted kirjeldavad ära kogu oma materiaalse vara mõnusasti, et neil on kinnisvarad ja neil on kõik muud toredad asjad ka, siis materiaalne vara millegipärast jääb väga sageli välja. Ja ma siin just paar nädalat tagasi arutasin ühe majandusteadlasega, et kuule, et ole ja ütle üks inimese moodi nimetus selle kohta, mis asi siin materiaalne vara on. No siis tuleb jälle, et ei, materiaalne vara on täitsa hea, aga ma ütlen, aga jah, et immateriaalne vara, kui see Eestis seadust, sest näpuga järgi ajas, immateriaalne vara saab olla immateriaalne põhivara, mis peab olema hinnastatud ja bilansis arvele võetud. Ta ütleb, ahah. Ma ütlen, et keegi võta ju. Keegi ei lähe kogu neid andmeid ja kõiki asju hinnastama. No jaalust rikuvad seadust. See on sakslasega vaidleks selle võrra, et mis siis juhtub, kui ma lähen ilma lubadeta autobaani peale sõitma. Mis mõttes ilma lubad? Sa ei saa ju minna. Ma istun autos, hakkas minema. Sul ei ole ju lubasid. Kuidas sa lähed, kui selle suhtes et miks need lubade puudumine meid segab, eks ole? Umbes samasugune vestlus enam-vähem. Aga tegelikult immateriaalne vara, eks ole, ta tuleb kulukeskustest, meil tuleb tootearendus, me saame sealt hästi palju informatsiooni, andmeid ja toredad asju, kliendi andmebaasid. Üks kõige levinumaid immateriaalse vara varguse või ärisaladuse varguse või lippama minemise meetod on see teema, eks ole, et kui müügimehele hakkab siiber saama, siis ta kopeerib oma selle kliendi andmebaasi. See on tegelikult ettevõtte immateriaalne vara. Tarnija baasid selle võrra, millise tarnija käest mul on mõtet teenust või toodet osta või millise käest ei ole. See on jällegi oma vere ja raha hinnaga saadud informatsioon, mille oma konkurendile kättesaadavaks tegemine põhimõtteliselt tasandab meie taseme konkurentsi selle situatsioonis, eks ole. Mõnikord on see okei, reeglina ei ole. Katsetamised, analüüs, kõik see on kulubaas, millest tuleb kõik see hea asi siin. See on juba vara, see on see, millest me teeme endale ärilist väärtust, eks ole. Oskused, töötajad, võrgustikud, juhendid, andmed, teosed, tarkvarad, disainid, leiutised, tehnoloogiad, kõik muu see hea kraam, eks ole. Aga nüüd ongi see teema, et kõik see on meil olemas. Selle raha me oleme nende peale ära kulutanud, aga millegipärast me ei tõmba sinna võrdlusmärki vahele. Miks me ei tee seda? Miks me ei tee seda samamoodi? Ja see hetkega, eks ole, viiks meid sinna samma riigina, eks ole, kus kohas karjadi see roosa nupukene oli enam. Kus siis on intellektuaalse vara väärtus? Väga lihtne. Võtame mingisuguse perioodi tulevikku, ütleme näiteks 5 aastat ja arvutame välja, kui palju meil on võimalik raha teenida siis, kui meil on kontroll selle intellektuaalse või materiaalse vara üle
Ja kui palju meil on võimalik raha teenida siis, kui meil ei ole seda kontrolli. Kui meil on intellektuaalomand kaitsmata. Nii sama lihtne see ongi. See ongi kogu intellektuaalse vara, immateriaalse vara, intellektuaalse omandi, kuidas iganes me nimetame, selle väärtus. Make sense? Tegelikult on ju kohutavalt lihtne. Aga nüüd mõtle välja selle võrra, et mis see nii-öelda moodul on, eks ole, või mis see nagu viis on, kuidas ma seda arvutan. Tegelikult see on stsenaariumi põhine väga sageli. Nii. Aga milles see nii-öelda see rahaline väärtus näiteks siis tõesti saab väljendada on selles suhtes, et kui me näiteks ütleme, oletame, et me konkureerime siin. Me oleme töötunni müüja põhimõtteliselt. Okei, meil on võib-olla natukene rohkem kompetentsi kui mõnel teisel ettevõttel mingite teemade osas, aga laias laastus me oleme töötunni nii-öelda pakkuja. Kui me nüüd suudame välja mõelda mingisuguse meetodi, kuidas kliendile oma teenust kättesaadavamaks teha või muuta seda usaldusväärsemaks, et see nii-öelda täidab palju rohkem tema nii-öelda neid vajadusi, kui ta vaja on, või me hakkame talle pakkuma mingit täiesti ainulaadset omadust, siis see hind, mida klient on nõus meile maksma, eks ole, selle võrra kogu aeg muudkui kasvab. Ja oletame, et ma nüüd olen seal ja ma nüüd hüppan näiteks siia. Ma ütleme 4-kordistan oma sissetuleku. Kogu see ülejäänud nii-öelda ökosüsteem seal ümber, ülejäänud konkurendid meile, eks vaatad, see on küll hea asi. Ja pöördprojekteerimine on täiesti seaduslik ja igati õigustatud asi. Kogu innovatsioonisüsteem selle peal töötab, vaatavad, kuidas sa seda teed ja tulevad siia samamoodi pakkuma, jooksevad sul kohe kapiti järgi. Kas on midagi, mida ma saan teha selleks, et takistada? Selleks, et hoida oma konkurentsieelist? Panen siia intellektuaalse omandi instrumendid vahele. Ja see on nüüd vaheks intellektuaalse nii-öelda vara ja intellektuaalse omandi nii-öelda vahel nii-öelda juriidilises süsteemis. Ehk siis tegelikult kogu see intellektuaalomandi, intellektuaalse vara diskursus käib nüüd selle üle, et mis instrumendi ma saan sinna selle nii-öelda trepi peale ette panna, et konkurente mitte järele lasta. Mida suurem on minu turuosa, mida suurem on kliendi nii-öelda valmidus tegelikult selle hüve eest, mis on siin vasakul poole peal maksta, seda suurem peab olema tegelikult see pingutus selle nii-öelda konkurentsieelise kaitsmiseks. Ja seda suurem on konkurentide surve ja isu, eks ole, mulle järgi joosta. Nii et selle suhtes evolutsioon toimib endiselt. Kui see minu intellektuaalomand siis lõpus ikkagi on? Võtame hästi lihtsa näide. Frontend, backend, tavaline nii-öelda veebileht põhimõtteliselt. Frontendis, kuidas asjad välja näevad? Juba see eristab. Kelle kodulehekülg töötab, kelle näeb viisakas välja, kelle oma ei näe viisakas välja. Pildid, mis seal on, nii edasi. Kood, mis seal on. Kood muuseas, Tammsaare ja suvaline programmeerija tegelikult on autoriõiguse mõttes täiesti ühe sama pulga peal. Mõlemad teevad teoseid. Nii, backendis. Kuidas ja miks asjad töötavad? Mitte see, et mis see kood on, vaid mis see kood teeb. Võib olla ärisaladuse komponent. Näiteks, et kui me seletaksime selle ära, jällegi me kaotame konkurentsieelisele. Loogika ja data, algoritmid, andmed, osapoolte autoriõigus ja nii edasi, eks ole. Tegelikult paar aastat tagasi, kui ma alustasin selle töö peale ettevõtlusinnovatsiooni sihtasutuses, siis minu keskmine vestlus nii-öelda IT-ettevõtetega läks umbes nii. Tere, ma tahaks rääkida teile intellektuaalomandist. Nagu Jehoova tunnista ukse taga. Ja siis öeldi, ei, tarkvara ei ole patenteerita, meil intellektuaalomandit ei ole. Ma enam väga vihasta selle peale, õnneks ma sihukest vastust ei ole väga sageli enam saanud, aga tegelikult nagu on ikka küll. Eks ole, nii seda intellektuaalset vara ja immateriaalset vara ja kõike muud. Küsimus on selles, kuidas me selle nagu kratile soola saba peale raputama ja selle kätte saame ja tööle paneme enda jaoks. Intellektuaalomand on selles suhtes huvitav asi, et ta ongi täpselt nagu kratt, et selles suhtes sa pead talle kõigepealt nime panema ja siis sa saad teda käsutada. Enamasti ei pea läbi sepakivi augu või jalga vähe vaatama selleks, et ta näha. Et mõned metafoorid lähevad lihtsalt teatud kaugusel, väga kaugel ei ole mõtet pingutada. Nii, mida ei saa mõõta, ei saa juhtida, kehtib intellektuaalomandi maailmas täiesti 100%. Nii et kuidas me teda siis mõõdame? Räägime intellektuaalse vara ohjest, et kes on kvaliteedijuhtimissüsteemidega nii-öelda kursis eesti keeles, eks ole, ohje on seal üks peamine asi, nii-öelda, millest räägitakse, kuidas nagu andmed ohjatakse ja nii edasi. Aga see on väga lihtne süsteem tegelikult. Kõik asjad on esialgu lihtsad, eks ole. Et me alustame sellest, me tuvastame kuidagi moodi oma intellektuaalomandi objekti ära mingisugusel meetodil või moel. Saame enda ülevaate, mis objektid meil üleüldse majas on. Nii, tekib kataloog. Siis me vaatame, millised neist objektidest on meil nagu sellised olulisemad ja väärtuslikumad ja otsustame, kuidas me neid siis ohjame, kaitseme või kasutame. Et mis see instrument on selleks lähtuvalt meie äristrateegiast, mis oleks mõistlik kasutada. Väärtusmäär väärtus meile, väärtus kliendile, väärtus konkurendile. Jah, sealt ega alt vist tagumised väga hästi ei näe. Hästi oluline asi on see, et
väärtus meile tuleb sageli sellest, eks ole, et me nägime nii palju vaeva sellega, see nii me ei pesa muna nunnu-nännu, eks ole. Klient vaatab peale, et üldse ei huvita. Kumb raha sisse toob? Klient. Nii et me peame ära unustama selle, palju me nägime vaeva selleks, et see intellektuaalomand teha, me peame analüüsima, peame hoopis seda, palju see tegelikult võimaldab meil raha teha. Teine osapool sellest valemist on väärtus konkurendile. Kui suur on konkurendi kiusatus tegelikult seda intellektuaalomandit panna. Et üks on see, kui palju me oleme ilmselt raha teenima, teine osapool on sellest, kui palju me raha kaotame, kui me kaotame konkurentsi situatsioonis. Kuidas me ohjame, võime seda hoida salajas, peame lihtsalt silmas, et vaatame, mis teeb. Või siis registreerime näiteks kusagil mõningate intellektuaalomandi liikide puhul. Kui me hoiame salajas, siis ta on ärisaladus, oskusteave ja mingi andmebaas. Kui me hoiame lihtsalt silmas, et keegi ei kopeeriks seda, siis ta on autoriõigus, meie bränd näiteks, kaubamärgid, kõik siuksed asjad. Ja registreerimisteel me saame kaitsta leiutisi, disaine ja kaubamärke ka, eks ole. Ongi protsessipuu ilusasti olemas. Kuidas tegelikult meie kaardistamine käib? Me oleme teinud ka tasuta tööriista näiteks neile, kes tahavad. Et sellest ma pärast jagan slaide ka, kes vähegi viitsib küsida näiteks LinkedInis ja kus iganes. Täiesti tasuta tööriist Exceli faili näol selle võrra, kus te saate ise võtta näiteks oma arendusmeeskonna ja juhtkonna ja käia tegelikult lihtsalt oma protsessid ja ka lepingulised põhjad nagu läbi ja saada kasvõi esmane arusaam, et mis meil majas tegelikult olemas on. Kus kohas on see väärtusloome komponendid, mis kaitset vajaksid. Ja selle tulemusena peaks tekkima enam-vähem selline tabel nagu siin paremal pool, eks ole, mis annab meile selle listi, aga annab ka meile selle, et millised neist on need prioriteetsemad komponendid, mille kaitsmise peale ja mille rakendamise peale me peaksime rohkem sellist vaeva ja aega panema ja raha võib-olla ka isegi mõnikord. Aga ma juhin tähelepanu, et kogu selle protsessi jooksul me tegelikult kaitsmist olen ainult mööda minnes maininud. Ja see on üks põhilisi probleeme, mis me näeme tegelikult intellektuaalomandiga seoses ja immateriaalse varadiskursuse juures on see, et kuidagi moodi selle rõhk jääb sinna kaitse peale, et seal oleks asi iseeneses. Et kaitseme ära ja siis kuidagi tagurda mingi auto meie õue peale ja valab sinna sularaha maha. Ma ei ole elu sees sihukest asja näinud, keegi võtab patendi ja siis ühtäkki saab rikkaks. Et ei, intellektuaalomand on äriinstrument. Ta on ainult äriteenistuses, ainult ettevõtte äristrateegia teenistuses. Muul moel ta ei toimi. Et kui me vaatame puht statistiliselt selle võrra, siis circa 95% näiteks patentidest mitte kunagi sissetulekut ei tekita oma omanikule. Ülejäänud 4% on enam-vähem sihuke break-even, kui lihtsalt varalist või sellist ärilist puhas ärilist aktiivsust lugeda ja siis 1% on see, mis tegelikult teenivad mingisugust kasumit. Et võib-olla startupi maailmast on see muidu tuttav skaala, aga kehtib ka tegelikult intellektuaalomandi puhul ja materiaalse vara puhul. Aga et ilmestamaks selle võrra, et miks immateriaalne vara ei ole ainult kaitseküsimus. Et siin on suurepärane näide ühest StageGate protsessist, mis on integreeritud siis ettevõtte intellektuaalomandi spetsialistidega. See on siis toetud Lenovel ajakirjast, on avalikult kättesaadav EPO kaudu ka, et viide on siin all paremal, et Lenovel 2020 Integration of IP into the Classical StageGate Model. Mis nad tegid, võtsid selle tavalise väravasüsteemi ja vaatasid, kuidas see intellektuaalomand siin mängu tuleb. Et kui me alustame siin päris alguses, siis intellektuaalomandi ekspert saab teile vaadata järgi, et selle võrra, mis on juba kaitstud selles maailmas näiteks. Ja kuhu on mõtet ronida, kuhu väga ei ole mõtet. See on üks filter, mille sa saad panna ideation faasi need ideede tuvastamise peale. Et sa ei hakka mingite lollustega tegelema, et see tundub äge. Ja aga 100 000 hiinlast juba toimetavad sellega, et äkki ei oleks vaja vaata. Nii, sealt edasi on juba vaatame, et kus me näeme, et kus me vaatame selle võrra, kus on lähemad konkurendid ja näiteks mis see tehnoloogiline konkurentsisituatsioon on. Siis development faasis me saame juba hakata vaadata selle peale, et okei, siin võib-olla on äriliselt mõistlik hakata esimese kaitsetaotluse sisse andma näiteks. Aga samas peaks seal hakata mõtlema juba ka selle peale, et me kellegi teise intellektuaalomandit ei riku, kellegi teise patentide peale ei astu. Ehk siis me oleme siin ära päris suure osa aega raha juba ära kulutanud ja me hakkame siin tegelikult on see koht, kus me võiksime mõtlema hakata mingisuguse kaitse peale. Nii, launch, support, eks ole, kõik selline skaala läheb edasi. Et selle suhtes, et intellektuaalomandil siin, intellektuaalse varal siin on selgelt toetav roll, eks ole. Ta ei ole lihtsalt jällegi asi iseenesest, mis kusagil on tehnomaagiline. Et IO strateegia on tegelikult, peaks olema pikaajaline tegevusplaan, mis toetab ettevõtte äriplaani. Kõigepealt peab ettevõtte ise aru saama, mis see saavutada tahab, mis tema äri on ja siis me saame intellektuaalomandi strateegiat ehitama hakata.
Ehk siis see intellektuaalomandi tööriistad, me peame vaatama, kuidas nad toetavad neid pikaajalisi eesmärke. Kuidas me säilitame konkurentsieelist ja konkurentsivõimet, kuidas me tagame tegutsemisvabadust kolmandate osapoolte intellektuaalomandi suhtes, kuidas me kommertsialiseerime seda intellektuaalset vara, ehk siis kuidas me konkreetselt sulaselgelt pappi teenime selle intellektuaalomandi pealt ja kas. Ja kas ja kuidas me oleme valmis näiteks kolmandate osapoolte intellektuaalomandi kasutama. See on nagu üks asi, kus me näeme tegelikult on Eestis väga suur kasutamata ressursitõhususe kasvatamise valdkond tegelikult on teiste ja kolmandate osapoolte intellektuaalomandi kasutusele võtmine. See on nagu asi, mida mina nagu kogu aeg süganeksin, tehnoloogia siire, teadmussiire ongi tegelikult ühe ettevõtte oskuste teadmiste kasutusele võtmine teises ettevõttes. See ei pea ju olema alati nagu intellektuaalomandi varguse näol. Me ikkagi üritame selle võrra, et see võiks käia mingi tehingu raames. Selle võrra, kuule, ma õpetan sulle, kuidas see käib. Me oleme siin näiteks selle probleemi ära lahendanud, me ei ole otsese konkurendid, sul on see sama probleem, ma õpetan, kuidas see asi käib. Ja see käib näiteks, ütleme, kas mingi ärisaladuse näiteks litsentsilepinguga või kus on kaitstud tehnoloogia patendi litsentsilepingud, kõik variandid on meil olemas. Ja see saab sättida ilusasti strateegilise arhitektuuri, millest ma väga sügavalt ei lähe, aga selle võrra, et kuidas see nagu käib, et me kõigepealt laome vundamendi sellega, et me tekitame intellektuaalomandist enda ülevaate, jällegi, mida ei saa mõõta, me ei saa juhtida, tekitame ülevaate, mis meil on olemas, mis me peame sellega tegema erinevate ajahorisontide raames selleks, et tagada oma konkurentsieelis. Kui see on tehtud, siis me mõtleme, kuidas me tagame, et me kasti ei suruta teiste osapoolte, teiste kolmandate osapoolte intellektuaalomandi poolt. Ja ütleme, kui te olete juba siin, te olete juba 9% kaugemal kui enamus üldse kõiki ettevõtted isegi maailmas, mitte ainult Eestis. Ja kui siia ehitada veel selle peale ka, et kuidas me selle intellektuaalse vara tegelikult nüüd rahaks teeme, mitte ainult passiivselt siit positsioonilt ei lähtu sellele, no siis te olete seal 1% klubis päris selgesti. Või ma peaksin 2% klubi ütlema. Nii, aga selleks me oleme siis teinud avatud innovatsiooni tööriistakasti kõikidele ettevõtetele täiesti tasuta kätte saadav selle võrra, et kus me oleme toonud nii sinna samad need, ütleme, Excel tabelid, mida ma just äsja nagu mainisin, aga tegelikult me näiteks palkasime KPMG loo siis advokaadibüroo, et ehitada siia ka sellised toimivad lepingupõhjad nii arendustööde tellimuse jaoks, võttes arvesse kõiki neid kogemusi, mis meil tegelikult on näiteks ülikoolidega ja nii kodumaiselt kui rahvusvaheliselt, et kuidas tellida arendust niimoodi, et mõlemad osapooled tegelikult jäävad rahule. Et näiteks arenduse tegija on edasi võimeline näiteks seda ägedat teadmist, mis nad selles arendust teevad, kasutama enda arengu jaoks edasi niimoodi, et näiteks selle arenduse tellija huvid ei oleks kahjustatud. Siis on meil see litsentsilepingud erinevad tehnoloogiatele, teostele. Me oleme teinud sinna ka näiteks sellise esmase, kuidas intellektuaalomandi kaitsmise sellise tööprotsessi selle suhtes, kuidas nagu näiteks mul on huvitav tükk siin, kuidas ma peaksin lähenema selle kaitsmise, mis võimalused mul on, kuidas ma selle otsuse teen. Et kõik need on seal ilusasti olemas. Üks huvitavamaid aspekte selle väljatöötamise juures oli näiteks advokaatidele või üldse nagu juristidele selgeks teha, et selline asi nagu arenduskoostöö on olemas. Mitte see, et üks läheb tellima ja teine täidab tellimust, vaid mõlemad on huvitatud koostööst. 3. versioon, mis me tagasi saime, sealt oli lõpuks välja võetud tellija ja täitja. Ei ole tellija täitja, partnerid on. Mõlemad on huvitatud, mõlemad omavad komplementaarsed oskused ja vajadusi, mis tegelikult on mõlemale kasulikud ja pikas perspektiivis panevad meid kasvama. Et nagu selles suhtes Startup Estonia kolleegid ütlevad, et Eesti ei ole koduturg. Seda ei ole turg, ta on kodu lihtsalt. Me oleme liiga väikesed. Me tegelikult konkureerime rahvusvaheliselt ja seda me saame teha ainult koos. Ehk siis, kui tahad minna kaugele, mine koos, eks ole. Nüüd intellektuaalomandi ja siis materiaalse vara eripärast IKT-s. Kuidas me ajas oleme? Kella näeb kusagil. Tegutsemisvabadusega ma alustaksin. See huvitav kommentaar enne, mis ma ütlesin, et meil intellektuaalomandit ei ole, sest me ei patenteeri. Tore, okei. Siin selle kõvera peal sinised pulgad on sellel aastal esitatud patenditaotluste arv, mille nõudluspunktides, ehk siis selles osas, mis kaitstud on siis ka mainitud masinõpet. Et mis iganes rakenduse peale selle võrra masinõpe teeb selles leiutises midagi. Aastal 2023 anti neid sisse umbes 33 000. Fine. Sina ei patenteeri, sinu konkurendid küll. Et tegutsemisvabadus tähendab siis seda, et kas meil on maailmas või nendel turgudel, kus me opereerime mõni kehtiv patent, mis võib meie tegevusi nagu rikkuda või takistada. Ehk siis kusagilt tuleb keegi välja ja ütleb, et
sa rikud minu patenti, näed, see on siin kaitstud, selle võrra pane pildi kotti, mine minema. See on nagu reaalne asi, mis võib juhtuda. Ja selle võrra do you feel lucky punk, eks ole? Et kui sa nagu isegi ei mõtle selle peale, kuidas oma tegutsemisvabadust kaitsta. Nii et selles suhtes huvitav valdkond, seda on võimalik tegelikult mingil määral analüüsida, et see on nagu põhimõtteliselt nagu ettevõtte selline riskianalüüsi küsimus, et seda on võimalik teha mingil määral ise. Kui me tuvastame mingisugused ohtlikud signaalid, siis on võimalik minna ekspertide juurde, kes seda nagu teevad. Pean hea meelega ütlema, et see on asi, mida me oleme Ettevõtluse Innovatsiooni Sihtasutuses nüüd hiljaaegu hakanud järjest rohkem tegema, et eelmisel aastal see üks meie intellektuaalomandi või immateriaalse vara nõustamisteenustest üks populaarsemaid selliseid teenusi, mis me tegime, et kõik ettevõtetele tasuta, kes tahavad, tulge aga, et hea meelega teeme sellise quick and dirt ülevaate. Aga oleks hea välja mõelda, mis me siis teeme, kui see risk realiseerub. Et mis me teeme siis, kui keegi tuleb, ütleb meile, et kuule, te rikute meil mingit kaubamärki, patenti, mida iganes. Või vastupidi, kui me leiame kellegi, kes rikub meie õigusi, kes ilmselgelt kopeerivad mingi meie asja, eks ole. Sest need asjad on mõistlik enne läbi mõelda, kui siis, kui me oleme kui me oleme juba selles ohusituatsioonis. Sest siis me oleme niimoodi, et adrekas on püsti ja siis ainult fight or flight. Ja see oli hea koht, kus otsuseid teha. Tegelikult need on mõistlikud teha enne ära, kui me turule läheme. Tuletage seesama StageGate süsteemi see näiteks ahel meelde. Aga kõige mõistlikum vaadatagi seda intellektuaalomandit on sellise kas sibulana või mitmekihilise lossina. Ma tegin selle pildi, lasin teha sellel ChatGPT-l, eks ole. Ütlesin, et ole hea ise nagu tee pilt, mis iseloomust intellektuaalomandi kaitset sellise lossina. See on nii tore, et selle võrra lossi on ta toredasti ehitanud ja ma käskisin talle selle musta kasti siia sisse panna, aga näha on sellega, et sel hetkel ta veel väga hästi teksti ei teinud, eks ole. Sellised huvitavad kirjavead. Et ega endiselt ei tee. Aga milles asja point on see, et eriti tarkvaraettevõtetes, kus tõesti, olgem ausalt, patenteerimisega on natukene keerulisem ja rohkem challenging ja väga palju sellest, nagu ma ütlesin, et see, mis kood on ja mida kood teeb, on erinevad asjad seaduse mõistes. Ja see, miks meie kood on selline, nagu ta on ja mida ta teeb ja mis meie mudel on, kuidas me valmistame oma mudeleid ette, eks ole, kuidas me valmistame andmeid oma mudelite treenimisega, kõik see on väga oluline teave, mida ei ole mõtet kusagile kaitse välja kirjutada, sest see kõik ideeliselt käib ju mustas kastis. Meil ei ole võimalik näha teiste ettevõtted sisse, kui nad ka meie tehnoloogia tegelikult reverse engineeriksid või kasutusele võtaksid või puhttuimalt kopeeriksid. Nii et ärme teeme oma elu lihtsaks neile, nende elu lihtsaks, hoiame seal mustas kastis, kõige südames, kõige siin sees. Nii, ja siis sinna ümber me saame ehitada täiendavalt kihti, et kuidas me oma töötajatega käitume ja neid juhendame, kuidas mingid muid intellektuaalomandi riistu kasutusele võtame. Nii. Ja patendid on ka kusagil siin väljas. Võt. Mis värk ikkagi selle koodi, selle sisu ja selle koodi endaga on? Kokaraamat on suurepärane näide. Kokaraamat on teos. Kood on teos. Ma võin võtta kokaraamatu ja lugeda, et muffini tegemine käib niimoodi. Teen selle muffini järgi, mõtlen, see on päris tore muffin ja panen selle retsepti lihtsalt oma tunde järgi kirja. Ja mõtlen, aga keegi tahaks veel seda võib-olla lugeda, panen oma blogisse üles, hoidku jumal, ma kirjutan oma raamatu. Kas ma olen rikkunud kellegi õigusi sellega? No isegi kui ei tee. Kujuta ette, ma paneksin mingit valgupulbrit sinna sisse, et läheks kuivaks ja saepuruks ja ikkagi suht võikaks, eks ole. Muuseas, nipp on selles, et tohi panna vadakuvalku, et tule panna kasiinivalku, aga fine. See selleks. Et ma ei riku sellega tegelikult kellegi õigusi. Sellepärast, et ma rikuksin neid õigusi siis, kui ma võtaksin selle teksti, mis siin on ja üks ühele paneksin kirja uuesti. Aga kuna ma saan näidata, et see minu enda looming põhimõtteliselt, sellepärast originaalsuse nõuan, see barjäär on väga madal, mis tuleb üle saada, siis ma tegelikult riku midagi. Küll aga kui ma nüüd olen selle raamatu teinud, ma nägin vaeva, ma testisin kõiki neid retsepte. Ma ei ole väga huvitatud sellest, et kõik hakkaksid järsku seda sama retsepti kuhugi kirja panema. Ja sama printsiip tegelikult kehtib ka näiteks meil tarkvaras, eks ole. Et see, kuidas me mingisuguse probleeme lahendame koodiga, on oluline teadmus. Nüüd on see küsimus, et millised süsteemid ja kokkulepped me teeme oma ettevõtte sees nagu oma vahel ja oma töötajatega selleks, et see teadmine, kuidas seda probleemi lahendatakse, ei läheks liiga kiiresti või liiga kaugele. Seda sisustab meil aga nii. Ärisaladus. Aga enne kui me ärisaladuseni jõuame, me peame natuke räägima loojast ja õiguste omanikust. Ehk siis see, kes iganes selle teose loob, on ta siis kood või on ta siis raamat või mis iganes,
seaduse mõistes ja see on rahvusvaheliste lepingute tasemel, see ei ole ainult Eestis, see on ülemaailmne Pariisi selle lepingu alusel. Autor saab olla ainult inimene. Ei ole loomingulised pärdikud ja elevandid. Ei ole AI ja kõik muud toredad asjad, ainult inimene. Ei ole ka loomingulised ettevõtted, ainult üksik konkreetne füüsiline inimene. Ja sellele autorile on tagatud siis mingid õigused, mis jagunevad 2, on varalised ja on isiklikud. Tore. Nii. Ja nüüd on meil juristid kusagil, kes kirjutavad töölepingusse. Ja kelle kunagi kooli ajal on öeldud, et Eesti Vabariigis kehtib autoriõiguse seadus paragrahv 32, mis ütleb, et tööülesande käigust loodud teose varalised õigused kuuluvad ettevõttele. Oled sa kuulnud, et isiklikud õigused on ka olemas? Ja isiklike õiguste sisse kuulub õigus olla nimetatud autoriks, õigus seda teost publitseerida või mitte, või see ei saa publitseerida nii avalikkusest tagasi tõmmata, õigus seda teost muuta, õigus teosele lisasid teha, mis kõik on asjad, mida meil näiteks tarkvaras pidevalt koodiga vaja teha on. Ja kui me neid õigusi ei võta, siis rangelt võttes me rikume seadust. Ja te ei usu, kui paljude juristidega ma pean kaklema sel teemal, sest nemad lugesid lihtsalt, et pealiskaudselt see paragrahv 32, aga see räägib ainult varalistest õigustest, mis varalised õigus on õigus põhimõtteliselt selle teost müüa ja ka müügis põhimõtteliselt kopeerida. That's it. Muutmisest ei ole selle juttu. Ja kõik see muu asi tuleb tegelikult sinna sisse kirjutada. Mis teeb asja veel hullemaks, on see, et isiklikke õigused ei ole võimalik ära võtta. Isiklik õigus on võimalik ainult litsenseerida. Ja litsentsi saab autor iga keel tagasi võtta. Nii põhimõtteliselt aasta aega hiljem võib töötaja tulla ja öelda, ma tegelikult ei ole enam väga nõus, et sa seda koodi kasutad, võtad tagasi. Seda ei ole tarkvaras, ei ole seda juhtunud küll, aga näiteks kirjanduses ja sellises muus loomevaras Eestis. Omaette aspekt on see, et kui me teame, et Eestis justkui muidu igasugune leping on leping, kas suuline leping on leping, siis intellektuaalomandis on õiguses tegelikult erand. Ja intellektuaalomandi õiguste puhul, nende õiguste saamiseks, peab see leping olema alati kirjalik. Mis tähendab seda, et kui see ei ole kirjas, kui see ei ole allkirjastatud, seda ei ole juhtunud. Õigused, mida ei ole kirjalikult üle antud, ei ole üle antud. Nii kui ta läheb vaidluseks ja mind töötaja tuleb ja ütleb, et ma ei ole teile ainult andnud seda õigust ja te lähete kohtusse välja, siis kohus küsib ka, et aga näita siis pabereid, kus sa selle üle andsid või võtsid. Aga see õiguste omanik, varaliste õiguste omanik, saab olla nii füüsiline kui juriidiline isik. Ja see on tegelikult see, mille üle siis meie tegelikult läbirääkimised käivad, lepingutega läbirääkimisel. Ma ütleks, et see kontseptsioon on peamine, millega tegelikult meil probleeme esineb ettevõtete vahelisel läbirääkimiste käigus. Ja kui me räägime näiteks mingisugustest termination eventidest, näiteks ettevõtte üleostmisest ja nii edasi, due diligence'i käigus tulevad need asjad väga kiiresti välja. Kas sa oled tegelikult oma IP omanik või ei ole? Ja kui ei ole, siis meil ei ole mitte millegi üle rääkida. Niisiis, kuna teose looja ja õiguste omanik, õiguse looja ei saa olla AI ja omanik ka ei saa teadaolevalt veel AI olla. Ja sellega seoses tuleb meil igasuguseid huvitavaid küsimusi päevakorrale. Näiteks, siin on üks näide, see ei ole veel tarkvara, kui jõuame tarkvarani ka. Vahva kunstnik tegi graafilise romaani, kus ta siis mõtles välja selle storyline'i ja siis laskis, see oli Midjourney'ga, kui mälu ei peta, et väga spetsiifilised, pikad, detailsed, need promptid, mis ta selle Midjourney'le siis ette andis, et need pildid kätte saada. Nii, tegi sellise mõned koomiksi sisuliselt. Ja Ameerika õigusruumi eripäradest tulenevalt läks seda siis Ameerika Copyright Office'is registreerima ja Copyright Office ütleb, kuule, et aga AI, mis me siin registreerime, ei saa meie registreerida, ei ole õigusi. Ja kui tal õigusi ei ole, siis tegelikult igaüks võib võtta selle raamatu ja minna ja kopeerida ja panna selle oma nime sinna alla ja seda igal pool näidata, kus nad tahavad. Okei, aga natuke läks aega edasi. Kohtuasi jõudis sinnamaani piltidele endiselt ei ole autoriõigust mitte kellelgi, igaüks võib võtta kasutada teha, mis ta tahab. Aga see, kuidas need pildid on kokku pandud ja mida see story, mis seal taga on, sellele me võime sulle autoriõiguse registreeringu anda. Ja see on see asi, mis me peame nüüd siin peas kogu aeg taga mõtlema. Et
õigused saavad tekkida AI loodud asjadele ainult juhul, kui me saame näidata, et kus on see inimese käsi siin mängus, milline see inimese panus selle asja juures. Kas inimene võtab näiteks AI-st ainult inspiratsiooni ja ehitab sinna peale või on tema töö juba nii-öelda valmis ja näiteks AI tekitab mingi veel lisakihi, mingi täiendava komplekssuse astme sinna peale. Sellisel juhul pannakse nii-öelda see autoriõigus piirdub ikkagi selle nii-öelda algse tööga. Et see on väga keeruline valdkond praegu, väga kiirelt arenev. Et siin on mitmed kohtuasjadega rahvusvaheliselt on käimas selle asjaga, aga see on asi, mida me peame meeles pidama, et nii kaua, kuni meil ei ole tegelikult selgus majas, siis ainus asi, kuidas nii-öelda kontrollida näiteks AI loodud koodi, on see lihtsalt hoida mustas kastis. Jah, palun. No viisakas oleks, eks ole, aga keegi sind sundida ei saa. Ja teine probleem on see, et raamatu puhul ilmselt leidub kuskil keegi, kes on suuteline näpuga järge ajama. AI puhul keegi ei saa öelda, see oli AI-st. Aga AI-ga on nagu see challenge loomulikult, et jumal teab, kust kohast ta võttis selle. Nii et kui ta näiteks sulle verbatim kellegi teise teose põhimõtteliselt inspiratsiooniks nagu annab selle võrra, siis selle algse teose omanik võib küll sulle nagu kraasja tulla, mis see nüüd siis on. Nii et selles suhtes usaldaga kontrolli alati. Et selles suhtes, et see midagi ei tee sinna ja mingit imelik asju. Niisiis, need implikatsioonid igasugused, kellele kuulub AI genereeritud kood? Kas on üldse ettevõtte oma või see on ainult ettevõtte nii-öelda serverites hojul? Kas internetis kraabitud andmete kasutamine on fair use? See on väga huvitav arutelu ja selle nii-öelda kohtuasjaga kohta ütles Sam Altman, et kui see kohtuasi nüüd ütleb niimoodi, et ei ole fair use, siis ta võib oma pillid kotti panna. Tal ei ole enam business case'i. Selle peale tuli muidugi vahva meen, et autovargad ütlevad, et omandiõigus on nii-öelda takistab ettevõtlust. Et umbes sama loogika tegelikult on ju. Et ja kõik autoriõiguste omanike nii-öelda muusikatööstus näiteks on siin päris mitu suurt LLM-i nii-öelda arendajat kohtusse kaevanud siin miljardite eest. Ja need argument on see, et nagu jumalast litsenseerige lihtsalt meie käest need alla siis mingitel tingimustel niimoodi, et aga eeldus on see, et tahame kõik tasuta ja hästi kiiresti on ju. Mis teistpidi muidugi tähendab seda, et kellel iganes on mingid kasulikke andmeid, siis keegi kusagil on nendest huvitatud. Ja jällegi see on üks selline immateriaalse vara kommertsialiseerimise meetod, eks ole, mida me saame teha. Näiteks terviseandmetega on niimoodi, et üks ja sama nii-öelda komplekt terviseandmed võib tegelikult kasulik olla väga mitmetele erinevatele firmadele, eks ole, või arendustele. Ja seal me näeme tegelikult seda, et ühtepidi investorid väga tugevasti nii-öelda ajavad seda liini, et kui teil need andmed on käes, mitte kellelgi teisel ei tohi anda. Aga me näeme teistpidi pushbacki nii-öelda arendajate poolt, kes ütlevad niimoodi, et aga me näeme, et siit on nii palju võimalik veel väärtust luua ka kõigil teistel. Me tegelikult tahaksime väga need andma kellegi teistele kasutada. Ja praegu siis käivad sellised huvitavad vestlused ja näiteks, et kui me teame, et autoriõiguse valdkonnas, eks ole, Creative Commonsi litsentsitüübid on väga levinud, eks ole, et äkki midagi sarnast on võimalik välja töötada ka siis näiteks andmete jaoks. Et see on niisugune põnev asi, mida praegu jälgida. Ja mis sealt tulema hakkab. Siis huvitav väljend jälle see, et kas AI treenimisele kehtib R&D erandõigustega kaetud teosele. Et muidu R&D erand tähendab seda, et ma võin võtta mis iganes teose ja näiteks ütleme, kui ma olen ülikoolis õppejõud, siis ma lihtsalt võin seda teost ilma autori käest luba küsimata panna näiteks mingi 3 lehekülge seda teost näiteks loengu materjali sisse, otse loomulikult viidates algsele autorile. See on nii-öelda õigus. Ja mõned AI firmad suured ütlevad, et nende skreipimine käib selle nii-öelda R&D erandi alla. Ma ei tea, ma isiklikult nagu ei osta seda argumenti ära, sest selle R&D fair use või selle erandi nii-öelda kogu point on selles, et seal ei ole lõpptulemusel mingit kommertsiaalset kasutus nii-öelda varianti, aga nende ettevõtted kogu suund on kommertsiaalse kasutusele, mis tähendab seda lihtsalt by default, jah, ma tean, sellepärast nad vaidavadki kohtus, eks ole. Nii. Ja siis omaette väga põnev küsimus, et aga mis siis juhtub, kui AI genereerib kellegi teise teose verbatim? Kuidas sa siis tõestada, et sa ei varastanud, on ju. Et need riskikohti tuleb siin väga palju tuleb nagu kiiresti juurde. Ja kõik need on avatud küsimused praegu, nii et mul ei ole teile vastus, küsige aasta pärast uuesti, äkki ma mõnele oskaks juba vastata. Nii, mis viib meid ärisaladuste juurde? Kuidas keegi aega aga hoiab? Palju meil aega on? 3 tundi või? Okei. 2 minutit tagasi või? Okei. Võime jätkata, jah? Okei, selge. Ärisaladused. Ärisaladus on selles suhtes tore asi, et sageli me paneme tähele, et me peame sageli ärisaladusega asju, mis tegelikult ei ole ärisaladused ja vastupidi. Ärisaladus tegelikult reguleerib meil õiguslikult, on fantastilise nimetusega ärisaladuse direktiiv. Ja see on nagu see direktiiv, mida ma soovitan nagu päriselt otsige üles ja lugege seda. See on nagu Euroopa Liidu direktiiv, mis on nagu ilukirjanduslikult ilusas keeles kirjutatud, ma saan aru, mis sinna kirjas on ja see on nagu õigusloome nagu sellest Šefskis.
ja siis meil on selle tulemusena Eestis on kõlvatu konkurentsi takistamise ärisaladuse kaitse seadus, mis ei ole nii ilus, aga anyway. Mõlemad ütlevad sama asja. Informatsioon kvalitseb ärisaladuseks, eks ärisaladus tähendab seda, et riik nüüd arvab selle kohta, et kuule, et okei, me anname sulle mingisugune õigusliku kaitse. Siis, kui see informatsioon on salajane, üldsusele mitte kergesti kätte saada või mitte teada sellises kogumis, sellest, et on salajane, tekib ettevõttel konkurentsieelis, tal on mingi äriline väärtus ja valdaja on teinud mõistlikke pingutusi, et seda salajas hoida. Ja see viimane, see kolmas on see peamine pirn, mis selle ärisaladusega tegelikult nagu on. Sest see mõistlik pingutus, käsi püsti, kes tahab mulle anda mulle õigusliku definitsiooni, mis asi mõistlik pingutus. Pole olemas. Seda hinnatakse iga case'i puhul eraldi. Ja siis tekib seal küsimus, kelle jaoks on see mõistlik pingutus ja seda võrreldakse nagu selle saladuse ärilise väärtuslikuga siis vaidlus olevate osapoolte poolt. Kas see mõistlik pingutus oli nüüd piisav võrrelda sellega, kui väärtuslikuks ettevõte seda peab ja kui ettevõte lähevad kohtusse, üks ütleb, et tõbras, varastas minu ärisaladuse. Teine ütleb, me käisime sul tehase tuuril, see oli paberi peal, lihtsalt mingi pingi peal vedeles nagu ja kohus ütleb selle peale, et ei kõla nagu mõistlik pingutus selle ärisaladuse salajase hoidmiseks. Ja see ongi see argument. Ja kui me nüüd vaatame, mis see statistiliselt tähendab, nii, väga sageli me räägime omavahel, kui sõlmime konfidentsiaalsuslepingu. Kui me ei võta seda arvesse, et meil on vaja minna lõpuks kohtusse ja nagu tõestada, et see oli ärisaladus näiteks, et me teeme premortemi, et me oleme nüüd kohtusse jõudnud, asi ongi teibas, mida meil on vaja selleks, et tõestada, et nad kurinahad tegelikult ka võtsid selle informatsiooni, tegid sellega lubamatuid asju. Et kui me seda nagu arvesse ei võta, siis võib juhtuda see, et näiteks Euroopas tehti möödunud aastal statistika Tensi advokaadibüroo poolt. Mis te arvate, mitu protsenti sellisest kohtuasjadest on edukad? Olen kaebaja poolt, kes ütlevad, et et rikkus seda minu lepingut ja kohus otsustab, et rikkus jah. 27%. Et mõnes mõttes odavam on nagu kasiinosse minna selle võrra. Et äärmisel juhul need NDA-d olid siuke gentlemanide kokkulepe, eks ole. Et kas seda paberitki väärt on. Ja valdav enamus neist kukkus läbi just nimelt sellepärast, et see pingutus, mis ettevõtte oli teinud oma selle ärisaladuse salajas hoidmiseks, ei olnud piisav. Nii. Mis tekitab küsimuse, et mis see siis piisav nagu tähendab? Miks siin see on, ma ei hakka rääkima, sest aeg on läbi, eks ole. Sest on hea näide selle võrra, et mis asi nagu ärisaladus. Või tegelikult äkki räägime ikkagi enam. Victorinoxi tehas, eks ole, teeb Šveitsi armee nugasid. Victorinoxi tehasesse sa võid minna mõnusasti sinna sellesse tuurile, bussitäite kaupa, hiinlased, kõik asjad tulevad, pildistavad nii hoolega, et vähe ei ole. Ja siin nad räägivad sulle, näed, siit tuleb meil metall sisse ja siin teda tantsitakse, siin on üks tuba, eks ole, ja siin on juba need plangu tulevad välja, noagu juures. Oda. Nagu plekk tuleb sisse, tuba ja nüüd on juba terad, et nagu mis asja? Ai, sellest me ei räägi. Sest see, mis seal toas toimub, on see, mis on nende konkurentsieelis olnud viimased umbes 100 aastat. Seal toas toimub lõõmutamine ja teritamine. Ja terase puhul on see vahva asi, et kui see kord on nagu see termotöödeldus, sellest termotöödust sõltub, kui terav ta püsib, eks ole, kui kaua ja nii edasi ja kui kõva ta on. Aga seda tagantjärele ei ole elu sees võimalik aru saada, et mis see termotöötluse kaua ta, mis temperatuuridel hoiti ja nii edasi, ei ole võimalik kindlaks teha. Nii et ma olen selle ärisaladus on lihtsalt, ma lihtsalt räägi mitte midagi ja nii kaua, kui ta on ärisaladus, keegi ei tea, keegi ei saa seda järgi teha, eks ole. Tähendab, et ärisaladus kaitseliigina on kohutavalt mõistlik siis, kui seda asi, mida sa kaitsed, on raske või kallis reverse engineerida põhimõtteliselt. See mõistlik pingutus siis. Sellest me rääkisime. Aga see arutelu koht, eks ole, mida on see, et mida sa peaksid tegema, et olla vajadusel võimen tõestama seda lubamatut ärisaladuse kasutamist. Ja sellega meil näiteks on see asi, et ei piisa sellest, et sa arvad, et see on ärisaladus. Keegi juhatuses peab otsustama, meie ärisaladuse policy on selline, sellele vastavad, sellel on sellised tunnused, siis sa pead näitama, et sa sellise tunnusega informatsiooni reaalselt sellisena käsitled, ta peab olema tähistatud, juurdepääs peab olema nendele inimestele, kes sinna juurde peavad pääsema ja see peab olema tõestatav selle võrra, kes, millal ja mis kellal sinna ligi sai ja mis põhjusel. Ja see inimene, kes on juhendatud, peab olema aru saadud, et tema sai aru, millele ta ligi pääseb või ei pääse või miks. Eestis on väga lahe riigikohtu lahend selle kohta niimoodi, et ettevõte põhimõtteliselt kaebas oma endise töötaja kohtusse ja ütles, et aga ma andsin ju allkirja, et töötaja andis ju allkirja, et teda on juhendatud, et see on ärisaladus, seda ei tohi kusagile minna sellega. Töötaja selle peale ja nii pani maju.
oligi kõik. Selles suhtes sa võid selle allkirja võtta, aga sa ei veendunud, et töötaja reaalselt nagu aru said. Ehk kui sa ütlesid, et see on nii kohutavalt väärtuslik asi, miks sa ei veendunud, et see töötaja saaks aru ka sellest. Ja sellistes vaidlustes alati kohus võtab nõrgem osapoole poole, kui on see he said, she said juhtub. Ühesõnaga, policy on vaja selgelt eristatud informatsioon, mis asi on. Ühesõnaga, et sul ei teki seda võimalust ka, et see inimene, kes ligi pääseb sellele asjale, et ta võiks pärast öelda, et ma ei saanud aru. Ta peab olema aru saanud. Nii, 8% ärisaladuse lekitajad on oma töötajad. Ei ole mingisugused hiinlased, kuigi nemad ka toimetavad otse loomulikult on ju. Ja valdavad on see kogemata. Nii et jällegi vestlus ja vaidlus, mida ma pean pidevalt juristidega selle võrra, aga seadus ju ei luba. Jällegi, sakslased autojuhiload, eks ole. See, et seadus ei luba, ei tähenda, et seda juhtu. Tee protsessid niimoodi, et nende järgmine on mugav ja mõnus töötajale. Et ta isegi kogemata ei lähe selle informatsiooniga kusagile. Et ta teab, et selle suhtes, et tal ei ole võimalik lubamatu informatsiooniga kusagile tüllertada. Teiste ettevõtte ärisaladus hoia nagu endama. See on nagu lihtsalt hügieeni küsimus juba. Nii, sellest me rääkisime ja teiste ärisaladusele ka kasuta pöördprojekteerimine, seaduslik tegevus, mis tähendab seda, et nüüd me jõuame patentideni. Ja patent on põhimõtteliselt ärisaladuse medali teine pool. Selle võrra, et kui me teame, et see ärisaladus on pöördprojekteeritav väga lihtsasti ja me leiame seal turult see ärisaladuse tõenäoliselt üles ka, kui keegi seda rikub, siis patent on see instrument, mille peame siin ette panna, et okei, näed, sul on probleem, seda lahendatakse niimoodi, aga mina mõtlesin selle lahenduse välja ja järgmised 20 aastat sina seda lahendust kasutada ei tohi. See on see, mida üks patent tegelikult teeb. Ja see, et ärisaladusele välja antakse, this is a feature, not a bug. Paljud ettevõtted ütlevad, kuidas ma niimoodi ärisaladust lähen välja rääkima. No see on nüüd sinu kodutöö ja riski võtmise küsimus. Kui hea kodutöö sa selleks teed, et sa selle patenditaotluse kätte saad. Nii et sul see kaitse sinna tegelikult tekib. Ja see kaitse tegelikult kaitseb ka midagi, mis sinu äriga mingit pistmist omab. Sellepärast, et väga sageli me näeme selliseid patente selle võrra, mis on kätte saadud niimoodi, et et mindud patendivolinikku juurde küsida, kas ma saan selle peale patendi. Patendivolinik on tark inimene, ta on seda 20 aastat teinud, küll ta välja mõtleb, kuidas mingi patent välja imeda. Aga see patent päriselt katab mingisugust osa sinu ärist, mida sa ka tegelikult ise kasutad ja mis loob väärtust sinu kliendi jaoks. See on sinu asi vastutada, mitte kellegi teise. Nii. Ja arvestame peaaegu seda, et kui selle patenditekst on sul kirjas, siis väljaspool kaitstud territoorium on see kõigile kasutatav nii või naa, et USA patent meid siin Euroopas ei huvita kedagi, Euroopa patent USA's ei huvita kedagi. Ainult kohaliku territooriumi omad. Nii. Mida siis patentide IKT-s teha? No ilmne on see põhiline tavaline rakendus on see, et sama lahenduse kasutamine piiramine teistel. Et kui see on niisugune asi, mis on avalik kasutada, igasugused UX-id ja muud niisugused asjad, need on väga sagedasti patenditavad, OI-d selles suhtes, et interface'id. Me saame tekitada arenduskulu koormist oma konkurentidele, me saame litsentsitulu tellida, rikkumisüüdistusi saame tellida. See on põhiline asi, kuidas Ameerikas näiteks patendiportfelli kasutatakse. See, et mitte, et ma kaitsen oma tehnoloogiat, vaid see on see, et kui keegi tuleb ütlema, et kuidas sa rikud mu patenti. Tore, näe, siin on 3 minu patenti, mida sina rikud. Okei, siis me teeme ristlitsentsi ja läheme õppedele laiali. Uudsuse hävitamine, et keegi teine saaks patenteerida. Üks Inglise ettevõte võttis 200 patenditaotlust ja 4 patenti sellest. Tulen 200 patenditaotlust puhtalt selleks, et see tekst oleks väljas, et rikkuda teiste patendi saamise võimalus ära. Tegutsemise vabaduse tagamine. Nii. 2 slaidi. See on Apple'i slide to unlock patent. Selle peale kõik naeris, sest Apple põhimõtteliselt patenteeris ära selle liigutuse. Oli see lahendus. Nii, aga nüüd mõtleme korraks enda taga. Patent kaitseb mingi tehnilise probleemi tehnilist lahendust. Mis on siin see tehniline probleem, mida nad lahendasid? See on probleem, mida enne maailmas ei olnud sisult. See on see, miks see patent oli nii kallis lõpuks. Et Samsung selle rikkumisest maksis 170 miljonit kohtuasjade tulemusena. See oli see, et kuidas me suhtlen telefoniga, millel ei ole nuppe. Sest see ei ole ainult see. Kui me võtame selle patendi teksti lahti, siis räägib selle võrra, et kuidas on sensorid, mis saavad aru, et mis on kontaktpunktid ja mis mingid heuristikud, mille järgi ta üritab aru saada, mida see inimene teha tahab ja kõik muud asjad. See tegelikult tehniline küsimus, mis siin taga on. Kui me suudame sellise asja välja mõelda, mis loob väärtust kliendi jaoks, siis see on see, kus tegelikult patendi peale tuleb mõelda. Mida siis IKT-s kaitstakse? Et ma võtin, see on nüüd eilse õhtu seisuga välja võetud kõik patendid, mis rakendavad oma selles lahenduses masinõpet. Ja siin on siis kirjeldatud, et mis on see kitsaskoht, mida lahendatakse. Ja siin all on see valdkond, kus seda lahendatakse. Ja me näeme, et hästi huvitav selline klaster on tekkinud näiteks siin, mis ta siin, metal working apparatus. Et seal on millegipärast väga kuum teema.
tahab keegi pakkuda, miks see nii võiks olla? Noh, ütleme, see on see igasugune digitaliseerimine ja edasi, see on kindlasti siin taustal, eks ole. Aga miks just seal on niisugune klaster eraldi? Hiinlased automatiseerivad ja digitaliseerivad nagu putru ja nad tegelikult kogu nende masinad nii-öelda, see on see, millega nad seda teevad. Tänaliselt oleks võinud ka teise loengu teha selles suhtes, et kuidas AI-ga seotud leiutised veavad kõiki teisi tehnoloogia valdkondi endaga kaasa ülesse. Valdkonna, kus 20 aastat pole mitte mingit innovatsiooni tulnud, ronivad praegu nagu seina mööda. Lihtsalt sellepärast, et AI ja masinaõpe lihtsalt võimaldab seda asju teha, mida enne ei olnud võimalik teha. Nii, ja siis niisugune väike nupukene ka, et Eesti patenteerijatest. Et endiselt meil juhtoinas on Starship Tech, kellel on 38 patendiperekonda. Seal all tuleb siis CardTime, Clevon, Realize. Top 4 on tarkvaraettevõtted. Palun tulge mulle veel väitma, et tarkvara ei ole võimalik patenteerida ja kaitsta intellektuaalomandit. No siis ikka osagenid, skeletonid ja kõik muud suhksed ägedad asjad ka siin samas juures all, eks ole. Ja kus nad kaitsevad? Computing, medical or veterinary science, et meditsiinis, mõõtetehnoloogia, kommunikatsioonisüsteemid, ehitised ja siis me hakkame jõudma sinna poole, kus nii-öelda ülejäänud ettevõtted tulevad sinna kaasa, et näiteks meil on küllaltki hea, ütleme, sensoorika, ravimiarendus ja niisugune tase on Eestis patenteerimise koha pealt. Palun väga vabandust, et üle aja läks, aga vähemalt loodetavasti oli huvitav. Ega meist küsimusi ei jõua enam võtta, on ju. On kellelgi äkki mingi küsimust kiiretada? Järjekord ukse taga otseselt ei paista. Nii. See on natukene umbes samasugune küsimus, et mis see mõistlik pingutus on. Et see sõltub väga tugevasti sellest, et kui selles suhtes iseloomulik või spetsiifiline see algne kood oli. Et vaata mõne nii-öelda programmeeri puhul saad aru, et see on selle mehe kood. Et kui see on selline kood, siis sa ilmselt pead muutma päris palju. Kui ta on niisugune geneeriline boilerplate selle võrra, siis ilmselt piisab sul mõnest muutuja nimest mingi 1 tähe 2 vahetamisest ära nii-öelda muutmisest. Ja seda vaadatakse konkreetselt konteksti, et kus see nii-öelda originaalsuse komponent tekib. Et Eestis on üks huvitav kohtuasi oli, kus umbes leheküljeline dokument, seal piisas 11 sõna ära vahetamisest. Andmed on vara, aga nad ei ole omand. Või omandiõigustega kaitstud. Andmebaasi struktuur kui selline on autoriõiguse objekt. Andmebaas, struktuur koos andmetega on sui generis nii-öelda intellektuaalomandi objekt. Jah, aga andmed toorelt, nii nagu nad masinast välja tulevad, need ei ole. Juuksekarvade niisugune pooleks ajamine. Wow. Paneme ei kommenteeri võib-olla. Ma ütlen midagi väga valesti selles suhtes. Ma pean ütlema, et ma ise olen rohkem tööstusomandi, mitte niivõrd autoriõiguse inimene. Ma pigem ei võta seisukohtasi praegu. Siis rohkem praegu küsimusi ei ole või? Aitäh kuulamast!